no nii. Ja lähme siis nüüd edasi meie selle teise suurkiskjaga. Lähme siis selle karuga edasi, mis on siis, ütleme nagu nuhtluse poolest järgmine loom. Olgugi, et noh, karu, mina talle nagu selles suhtes väga pahaks ei pane, et ta mõne mesipuuseni aeg-ajalt võtab ja ma arvan, et see nagu ei olegi nüüd see kõige suurem probleem ja nüüd ütleme, kui päris aus olla, siis mul on siin üks vana hea tuttav, kes ka mesilasi peab ja tema sai selle karjusega küll oma Oti pidama, aga muidugi noh, see ei tarvitse muidugi päris reegel olla, sellepärast, et nagu hundi puhul on ka karu väga nutikas ja mida ta on noorusel ja oma esivanematelt õppinud, et kui mamma käis neid mesipuid seal rüüstamas, siis ega see noor Ott käib seal täpselt samuti. Aga no see selleks, aga noh, lähme siis karuga ka natuke ajaloost tagasi, et karule kunagi meil niisugust, ütleme siis aastaringset jahti pole kunagi peetud ja tema arvukus oli siin 60-ndatel suhteliselt väike, arvukus hakkas kasvama seal 70-ndate lõpupoole, 80-ndate alguses ja muidugi see on nüüd küll fakt, et ilmselt, või noh, kui fakt, minu arvamus selles suhtes, nagu metsseagi puhul, sest metsja arvukus hakkas ka kuskil sel ajal jõudis nagu küllaltki kõrgele ja see oli, seda ma tean ise, ma olen ise söötnud ja sel ajal ikka autokoormatega veeti nüüd sööta metsa, pluss kevadeti kolhoosid vedasid ka noh, vasikaid need, mis nagu sündisid ja surnud olid ja need viiti ka metsa, ütleme siis niimoodi, mis oli karule ideaalne toidubaas. Ja siis ütleme niimoodi, et siin 80-ndate alguses, kui ma elus esimest korda karu nägin, see oli muidugi fantastiline vaatepilt, seda elus enam ilmselt kunagi ei tule. See oli märtsikuus. Minu pluss oli see, et ma olin jõe peal paadis ja siis ma ei saanud algus aru, mis hääl see niisugune on. Mõtlesin, et põrad omavahel puselevad, aga siis ma mõtlesin, et märtsikuu, et see ei saa olla ja siis kui ma lähemale jõudsin, siis ma nägin Otti. Ta oli tõesti suur ja ta kraapis seda maad ja ilmselt noh, kuna tuul oli meie poolt ja tal olid pojad ja siis algus 3-4 ja siis oli niisugune fantastiline pilt, kui see 5. kutsikas, ta ei jõudnud hästi kõndida ja siis ta sedasi, see oli märtsi algus, see oli nagu lumi oli, siis ta karjus, ema muidugi algus läks 4 pojaga metsa, see 5. poeg, aga see karjus kõvasti ja see siis tuli, see oli umbes niisugune taksikoera suurune, pea oli umbes 1/3 sellest kehast. Ja siis tuli tagasi metsast välja, need 4 kutsikat olid tal seal külje ääres, no need olid nagu, ma ei oska öelda see võrdlust. Ja siis ta võttis selle viimase 5. nagu kasspoja hambusse ja nad läksid kõik metsa. No. Ja siis kui ma seda siin vanematele isale ja tädimehele rääkisin, siis nad ei uskunud, et karul üldse võib 5 poega olla. Ja nemad alves arvasid, et ilmselt nüüd teine karu on
nüüd teise pojad endale võtta, aga tegelikkuses oli neid 5 ikkagi, sest see oli, ma olen hiljem ka karu näinud, aga nii suurt looma ma ei ole näinud oma elus ennem. Ja see oli esimest korda. Aga siis edaspidi hakkas neid juba päris palju olema ja nad hakkasid käima täpselt samuti nagu sead sööda peal söömas. Ja ütleme siis nüüd, kui ma siis vaatan, nüüd viimasel ajal ma looduses ei ole emakaruga enam trehvanud, 9. keskel oli mul veel üks võimalus teda, aga see oli väiksem ja poegi oli tal seal 3-4 tekki, aga need olid rohu sees, nende suurust eriti näinud. Aga see selleks, aga nüüd kui ma vaatan, et kõik need videod ja kõik, mis siin näidatakse, siis reeglina 3-4 poega. See on täitsa tavaline. Vanasti oli karul 1-2 poega. Ja nüüd siis ega taga, mis põhiprobleem on tal see, et ta korjab põdravasikad ära. Ja viimased aastad, eriti viimased 2-3 aastat, on niimoodi, et ma näen metsas juba varsti karu jälge rohkem kui põdra jälge. Ja nii palju, kui ma nagu neid videosid ja kõiki vaatan, küll ei ole väga konsulteerinud, kuidas nende vasikatega on, aga mulle tundub, et väikest looma nagu ei ole üldse. Ja põhiline häda ongi see, et karu, see, et ta nüüd suurt looma võtab, seda juhtub suhteliselt vähe, aga põhiliselt ta korjab kevade need vasikad ära. Ja nüüd, kus seal 9. hinnati kuskil seda karu arvukus seal mingi 300-400 isendi ümber, nüüd hinnatakse teda 800 000 looma. Ja kui me siis vaatame, et mis need siin viimase aasta küttimise andmed olid, vist mingi natuke üle 100 looma, et siis ma isiklikult arvan lihtsa matemaatilise arvestuse puhul, et kui meil on siin isegi, ütleme, okei, me ei võta seda 1000, võtame see 800 looma. Ja kui me arvestame, et sellest on siis, ütleme, kuskil 250 looma on noorloomad, siis ühesõnaga jagame selle 3, siis ütleme, et emas loomasid, kes juba poegi toovad, on kuskil seal 250-300 vahel. Ja nüüd, kui me arvestame, teeme lihtsa matemaatilise arvestuse, et karu iga aasta ei too poega, siis jagame selle pooleks, siis me saame ka seal mingisugune 130 looma, kes iga aasta toovad pojad. Ja isegi kui me arvestame kõige tagasihoidlikumalt, et suureks kasvab ainult 1 poeg, reaalsus on natuke teine, ma arvan, et selle võib julgelt 2-ga korrutada. Ja rääkimata siin veel, siis ma arvan niimoodi, et see küttimisnorm on meil natukese väikse võitu. Aga see on jälle, nagu ma ütlen, minul isiklikult ei ole karu vastu midagi. Aga kui me võtame nüüd selle looduse tasakaalu koha pealt, siis on niimoodi, et kui meil siin 30 aastat tagasi kuskil hinnati 30 000 põdra ümber ja ma isiklikult võin öelda, et kuna ma sel ajal käisin hästi palju metsas just nagu küttimise poole pealt, siis nagu oli see
kitsekarjasid seal 100 olid siis ütleme 8-10 looma pundis. Põtra ei olnud üldse mingisugune arvutlus. Ja olen kõige rohkem näinud 23 looma. See oli küll jooksuaeg ja kõik need ei olnud seal küll pullid, aga lehmasid oli ka hulgas, aga ikkagi 23 looma. Ja noh, eks siis siin võib igaüks arvestada seda, kuidas ta tahab, et noh, öeldakse muidugi, et jahimehed kütivad liiga palju. Selles ma nagu kindel ei ole, eriti sellest, et kuna mul on siin ka suguvõsas neid jahimehi rohkem kui üks. Ma ise enam viimased 20 aastat ei ole nagu ühtegi looma küttinud. Et see nagu ei päde, sellepärast, et kui me vaatame just seda kooslust, loomade kooslust, mis on, et noorloomasid jääb järjest vähemaks, siis see on minu arvates probleem. Et noh, eks see on muidugi valiku küsimus, et ühtepidi metsakasvatajatele on see muidugi suur pluss, kui neil on olemas abimees, kes nende ees põdra arvukust vähendab. Aga noh, ma arvan niimoodi, et ma nagu seda ka ei arva nüüd, et meil võiks siis see põdra arvukus jõuda sinnamaani, kus ta oli esimese vabariigi aeg, ehk kuskil seal mõnedel andmetel vist natuke seal 100 looma ümber, et noh, et mis meil siis nüüd on, et metsas on 100 põtra ja mitu tuhat karu, aga noh, eks see on ka selge, et ega kui see no jah, teistpidi küll ütleme, et karu võtab selle põdra ära, eks ta ilmselt siis hiljem hakkab ka neid koduloomi võtma ja muidugi see on natukene karuteene ja sellega ma nüüd olen väga nõus, olgugi, et ma kujutan ette, et jahimehed ja ega nad seal minugi tutvusringkonnas selle peale väga hea pilguga ei vaata, et tegelikult võiks küll olla see, et loomade igasugune söötmine talvel lõpetatakse ära, et see mitte ainult talvel, vaid üldse absoluutselt igasugune söötmine. Et sellega me ilmselt ka ikkagi mingil määral seda karu arvukust vähendame. Muidugi siin tekib see teine probleem, et siis võib-olla, kui ta sealt sööda kohalt seda toitu ei saa, et siis ta võib-olla tuleb lõpuks, kui metsas see põder otsa saab, tuleb, võtab karjamaa pealt hoopis mullika, et noh, et seal ongi see mõtte küsimus, et seal on täpselt see sama asi, et see asi nagu normaalses piirides hoida, siis ma arvan ja siin, mul on siin need tuttavad jahimehed ütlevad, et see nagu see karu laskmine võiks olla mõnes mõttes viidud natuke hilisemaks. Aga noh, see on jälle ka niisugune kahe otsaga asi, et ega siis keegi sulle ei käsi lasta seda 2-aastast või veel mis hullem mõnda poega ühesõnaga, et eks see on ka nüüd rohkem nagu selle jahieetika küsimus. Aga lihtsalt öeldakse, et põhiliselt tänu sellele, et see jaht hakkab nii vara, noh, lubade arv on ka jälle piiratud, et siis tekibki see, et esimese hooga kütitakse ja noh, see on selge, et ega siis see 2-aastane kutsikas on ju rumal ja ta esimesena sinna püssi ette ka jääb, ütleme, kui see jahimees ka nii kogenud ei ole, ütleme siis niimoodi, et selles suhtes küll ja teine asi, noh, et sööda pealt küttimine, noh, see on nagu noh, niisugune kahe otsaga asi, et eks see on rohkem iga jahimehe enda südametunnistuse asi, aga teistpidi jälle, kui me tahame nagu seda täpset looma lasta, siis võib-olla sealt on lihtsam lasta, aga ütleme niimoodi, et ega ma seda üldiselt ei poolda. Et põhimõtteliselt
tõstame seda küttimise normi ja võib-olla võiks üldse, noh, siin tekib muidugi nüüd karuga see asi, et siin kohe siis hakatakse rääkima, et see on hirmus business, kohe mingisugused müstilised turistid tulevad ja kohe hakkavad siin seda karu laskma ja maksavad selle eest mingisuguseid ulmelisi hindasid, siis noh, see ma arvan ka ei päde. Et üks asi, ega siis seda karu nüüd, nojah, kui me jätame välja selle sööda pealt laskmise, mis minu arvates võiks ära keelata, nagu ma juba ütlesin, et mitte ainult sööda pealt laskmine, aga et see probleem oleks lahendatud, siis üldse ei peaks loomi söötma. Et selle me võiksime ära keelata, et meil on siin küll viimasel ajal viidud see normid, ütleme, et ma ei tea, seal sa võid mingisuguse väikse koguse panna, aga noh, see on ka niisugune asi, et seda üks asi on väga keeruline kontrollida ja seal jääb ikkagi niisugune kahe otsaga mäng, ütleme niimoodi, et kes tahab, see söödab ikka ja kontrolli nagu otseselt ei ole. Nii et ühesõnaga igasugune nii sea kui karu söötmine tuleks ära lõpetada. Ja muidugi, noh, ma ei oska öelda, et meil võiks siis seda Otti võib-olla siis, ütleme, minu hinnangul võiks teda niisugune 250-300 looma aastas lasta küll, et siis me saaksime ka siin midagi ei ole, see katse-ekse meetodil, et 10 aasta pärast on näha, et kas see aitas. Ma arvan, et eks ta mingil määral, aga ma kardan, et ega see põdra arvukusel ikkagi sellest ei aita, sellepärast, et kui me võtame siin, ma ei tea, siin keegi ütles, et 10 000 looma, noh, ma selles arvus natuke kahtlen, ma ei tea, võib-olla, et on teatud metsadest, kus teda rohkem on, aga need metsad küll, kus minagi käin, siin ütleme see samanegi tee, ma olen siin juba ma arvan, et see on mingisugune 4-5 kilomeetrit olen jalutanud vanasti, kuna ma olen siin poisikesena juba kalal käinud, jalgrattaga siin sai sõita ja hiljem juba jahimehena, siis ütleme niimoodi, et 10 korrast võib julgelt öelda, et 2-3 korda või põtra ei näinud. Nüüd on niimoodi, et ma ei ole selle 4 kilomeetri peal mitte ühtegi põdra jälge näinud ja ma just valisin spetsiaalselt selle tee. Ma ei ole siin tänavu aasta, olengi vist esimest korda üldse siin kandis ja nii kui ma sellepärast just tulin, et noh, muidugi lumega oleks veel parem olnud, aga siin nagu ajad ei sättinud. Aga kuna see tee on, pinnas on pehme, siis väikelooma jälge sa nüüd, hundi jälge sa siin nüüd ei näe aga karu ja kitse ja põdra jälje näed sa siin väga uhkesti ära. Aga siiamaani ei ole küll ühtegi põdra jälge siin näha olnud, ühesõnaga ei värsket, ei vanat. Nii et sellest ikkagi järeldus, et karusid on meil liiga palju. Et noh, see ongi nüüd jälle valiku küsimus, et eks me võime ju samas vaimus jätkata ja karuga otseselt, ma arvan, inimesel nii suur tõenäosus kokku sattuda, ma mõtlen selles suhtes, et karu teda ründaks, on tunduvalt väiksem kui hundiga. Aga noh, ega kui need ikka liiga palju saab, eks siis ma ei teagi, mis haigus see karudel võib tulla, et neile võib ka vist katk sisse tulla, sest et praegu, kui ma siin nüüd mäletasin mingi paar nädalat tagasi oli uudis, et Hiiumaalt leiti rebased surnud, kes oli koerte katku surnud.
noh, eks see ongi siis nüüd see küsimus, et mina ei mäleta oma eluaja jooksul, et võib-olla sel ajal ei pandud tähelepanu sellele, aga muidugi noh, rebase arvukus oli ka ikka võrreldes praegusega olematu. Et kuna noh, see on jälle see inimese probleem, et kuna ta nahk maksis ja kuna olid normid ja iga kütt pidi vähemalt ühe naha hooajal küttima. Et siin ongi jälle see valikute küsimus ja noh, eks ma arvan seda, et kui ta on juba rebastel, siis ma ei tea, kas ta nüüd kahule ka hakkab, ma ei olegi nagu selles suhtes, seda peavad nagu need meditsiini inimesed ütlema, et kas ta põhimõtteliselt, karudel on see teine probleem, et tal on, vanadel loomadel on palju seda lihase ussi. Aga ütleme siis niimoodi, et kas sellel, kui see rebane on surnud ja kui karu ta perse paneb, siis põhimõtteliselt ka haigeks jääb või ei jää, seda ma ei tea, aga see, et ta varem või hiljem huntideni jõuab, see on üpris tõenäoline ühesõnaga. Et noh, eks loodus ise ka muidugi korrigeerib neid asju, aga noh, kuna inimene ei taha lasta seal nagu teatud asju korrigeerida, siis ongi see probleem, et kuna suurkiskjatel meil peal inimese nagu ühtegi vaenlast ei ole, sellepärast inimene peab neid reguleerima ja ütleme niimoodi, et see on nüüd siis nagu otsustada, mina arvan, et peaks küttima rohkem karusid, et meil tulevikus ka veel põtra oleks. Aga noh, eks see on siis nende Keskkonnaameti otsustada. Ja mis ma siis ikka siis sain nagu sellest karust nagu jutt tehtud ja eks siis igaüks seal Facebookis võib oma arvamust avaldada selle kohta, et kas meil on notte palju või kas meil on vähe või ja kui palju neid küttima peaks ja siis ma ikka inimestele panen südame peale, et noh, statistika väga täpselt ei ole, kas nüüd mitu põdravasikat see Ott ära sööb ja nii edasi, et kas me tahame, et meil see loodus tasakaalust välja läheks, et need, kes nii väga neid karusid kaitsma kipuvad. Et nagu mulle tundub siis natuke see, et ei taheta nagu tervikpilti näha, et mis poolest siis põder nagu halvem loom on kui karu, ütleme siis niimoodi, et